Tartu saamine linnaks ei olnud kindlasti juhus. Kui piiskop Herman 1224. aasta sügisel Tartu oma toomkiriku asupaigaks valis, sai sellega alguse ka Tartu linn. Tolleaegses Euroopas oli täiesti enesest mõistetav, et ühe piiskopkonna keskus, katedraali asupaik, piiskopi residents paikneb linnas. Kõik ülejäänud 13. sajandi esimesel poolel Liivimaal asutatud linnad olid samuti piiskopkonna keskused. Riias oli Riia piiskopi toomkirik, Tallinnas Tallinna piiskopi toomkirik, Vana-Pärnus aga Saare-Lääne piiskopi toomkirik. Seega Tartu seos toomkirikuga, piiskopkonna keskusega vastab täpselt sellele mustrile, nagu tol ajal Liivimaal linnu rajati. Teisalt aga on küsimus hoopis selles, miks valis Herman oma piiskopkonna keskuseks just Tartu. Tartut läbib Emajõgi, mis ühendab linna ühelt poolt Võrtsjärve, teiselt poolt Peipsijärve ja Peipsi kaudu üle Pihkva nii Pihkva kui ka üle Narva jõe Läänemerega. Seega saab Tartusse üpriski mugavalt laevatatud transporditeel kaupu tuua ja inimesi vedada. Teisalt aga läbis ainukene Emajõge ületav sillakoht just Tartut. Seega asus Tartu nii maa kui ka veeteede ristumispunktis ja oli seega just üheks keskuseks kui ka linnaks kõige sobivam koht. Nendel aladel, mis piiskop Hermanni võimu all olid.